Okei, tänase majanduse tunni teema on meil erinevad funktsioonid majanduses ja ma mäletan, et umbes kuu aega tagasi ma andsin teile sellise ülesande, kus te pidite iseseisvalt koostama erinevad funktsioonid. No põhimõtteliselt jah, te pidite sellist ülesandet ära lahendama, aga ma millegipärast ei andnud teile nagu lahenduse, näidislahenduse. Et ma jätsin teid lahenduseta, mis on suht kurb, aga praegu ma parandan oma vea ja läbi selle ülesande lahenduse, näidislahenduse, me siis õpime, kuidas sarnaseid ülesandeid lahendatakse ja kuidas koostatakse neid funktsioone, mis tihti majanduses siis inimesed kasutavad. Aga selle ülesande püstitus on järgmine. Meil on olemas selline tegilane nagu Vahur, kes leidis sellise inimese, kes on nõus talle müüma vaase hinnaga 5 eurot ühe tüki eest. Aga Vahurile meeldib raha ja ta otsustas, et okei, ta ostab neid vaase, aga siis ta hakkab neid jälle müüma, aga juba suurema hinna eest. Ja alguses ta nagu mõtles natukene ja otsustas, et ta müüb nädalas 28 vaasi ja siis iga vaas maksab 15 eurot. Vot selline oli tema algne plaan, aga osutus, et kui ta langitab vaasi hinna 0,5 euro võrra, et näiteks, et alguses meil oli iga vaasi hind 15 eurot, ja kui ta langetab siis 0,5 euro võrra seda hinda, siis nüüd uus hind on 14,5 eurot, aga kui hind on selline, siis ta saab müüa mitte 28 vaasi nädalas, vaid 30 vaasi nädalas. Nii et sõltuvalt sellest, kui palju hinna langetamisi ta on teinud, sõltuvalt sellest muutub selle vaasi hind ning vaaside kogus, mida ta saab nädalas müüa. Ja küsimus on selles, et mis on üldse suurim võimalik kasum, mida ta saab saavutada. Ja esimene küsimus, mida te võite küsida, on see, et mis on üldse kasum. Kasum, ma võtan teise markeri. Too ei kirjuta hästi. Kasum on tulu, ehk siis raha, mida ta saab, kui ta müüb oma kaupa, ehk siis sel juhul, kui ta müüb oma vaase, et kui palju raha ta saab. See on tulu. Aga kasum on see nagu raha, mida ta sai juurde. Ta ju pidi midagi maksma sellele inimesele, et neid vaase osta. Järelikult kasum on siis see tulu, ehk siis see raha, mida ta saab müümisest miinus kulu. Ja kulu on siis see raha, mida ta kulutab, et neid vaase siis osta. Meil on olemas selline valem. Ja kuidas me siis saame üldse nagu leida see suurim võimalik kasum? Selleks me peame koostama funktsioonid, mis väljendavad siis vaasi hinda ja vaaside kogust, sõltuvalt sellest, kui palju hinna langetamisi on toimunud. Koostame esiteks hinna funktsiooni. Ja näiteks olgu see nimi HN, H nagu hind ja N on siis see hinna langetamiste arv. Alguses meil oli hind 15 eurot ning sõltuvalt sellest, kui palju me oleme siis hinda langetanud, see tuleb siis 15 miinus 0,5 N. Miks ta nii tuleb? Sest kui meil ei ole ühtegi hinna langetamist toimunud, siis kui me paneme siia nulli, siis meil tulebki 15 eurot, nagu alguses oligi. Ja siis kui me oleme ühe hinna langetamise teinud, siis see siis väheneb 0,5 euro võrra ja kui me jälle hakkame seda hinna langetamist rakendama, siis juba uuest hinnast lahutakse veel 0,5 eurot. Järelikult see valem, ehk siis see funktsioon on meie hinnafunktsioon, sõltuvalt sellest, kui palju neid hinna langetamisi on toimunud. Nüüd siis koostame koguse funktsiooni, ehk siis vaaside kogus sõltuvalt sellest,
kui palju hinna langetamisi on toimunud ja no, nimetame seda funktsiooni kn nagu kogus ning alguses meil oli 28 faasi ning iga hinna langetamisega tuleb 2 faasi juurde. Järelikult see funktsioon on meil sellisel kujul. Okei, need olid siis esimesed 2 funktsiooni ja nüüd siis me peame koostama siis tulu, kulu ja kasumi funktsiooni. Kulufunktsioon on päris lihtne ja nimetame siis kulufunktsiooni CN ja CN, no täht C tuleneb inglisekeelsest sõnast cost nagu kulu. Ja kulu on siis lihtsalt faaside kogus korda see hind, millega vahur neid faase ostab. Ja kui nädalas ta ostab siis nii palju faase, siis see cost funktsioon ehk siis kulufunktsioon on meil järgmine. Aga tulufunktsioon on siis see raha, mida ta saab, kui ta müüb kõik neid faase. Ning kuidas seda saab koostada? See on lihtsalt faasi hind korda faaside kogus. Ja need hinna ja koguse funktsioonid on meil juba olemas. Järelikult see tulufunktsioon on meil lihtsalt selline. See on tulufunktsioon. Aga kasumifunktsioon, nagu me juba eelnevalt arutasime, on tulu miinus kulu. Järelikult kasumifunktsioon, mida me tähistame suure P-ga, nagu inglisekeelses sõnas see tuleb profit. See on meil tulu TN miinus CN. Ning kui me paneme nende asemel juba need avaldised, mis meil siin tekkisid, siis me saame, et see on järgmine. Okei, ja miinus siis see asi siin veel. Ning on võimalik, meil on olemas ühine tegur siin ja me võime selle ühise teguri sulgudest ette võtta. Ma ei tea, ma kirjutan nüüd, see jätkub meil siin, sest mul ei ole siin eriti palju ruumi, nagu te näete. Ja kui me sulgudest ette võtame sellise ühise teguri, siis me saame, et see on 28 2n ning 15 miinus 0,5n miinus 5, mis on siis meil 28 pluss 2n korda 10 miinus 0,5n. Ja meie ülesanne on siis leida, millal see avaldis saavutab kõige suurema väärtuse. Ja võib-olla te olete juba selliseid ülesandeid lahendanud tavalise matemaatikatunni raames. Selleks me kasutame siis tuletisi. Okei, ma tegin natukene minu tahvli puhtaks. Ja selleks, et tuletist siis kasutada, me peame esialgu need sulud lahti teha. No see on päris tüütu protsess, aga teeme see ära. Meil tuleb siin 14n, siin tuleb 20n ja viimaks meil tuleb siis. Kui me teeme sulud lahti, siis me saame sellise avaldise ning kui me natukene lihtsustame, siis me saame järgmise ruutpolünoomi. Siin tuleb pluss, aga siin on miinus. Ja selleks, et leida selle funktsiooni maksimumi, võtame siis sellest funktsioonist tuletise. No tuletis on производная vene keeles. Ja kui meil on polünoomid, siis tuletise võtmine on päris lihtne. Konstandi tuletis on 0. Lineaarfunktsiooni tuletis on lihtsalt see konstant selle muutuja ees, ehk siis 6 ning miinus n ruudu tuletis on miinus 2n. Ja okei, see on meie tuletise
funktsioon. Ja no, me peame leidma esiteks ekstreemumid. Ja selleks leiame, millal see tuletis võrdub meil nulliga. Näiteks kirjutan siia, et tuletis võrdub 0, see on samaväärne sellega, et miinus 2n pluss 6 on 0, ehk siis kui me viime seda liidetavalt paremale, siis me saame 6 võrdub 2n, ehk siis n võrdub 3. Tuletis võrdub meil nulliga kohal 3 ja siis me peame uurima, kas tuletise märk muutub, no kui me läheme läbi seda punkti või jääb samaks. Selleks me võime joonistada siin meie arvtelje, paneme siia punkti 3 ning paneme tähele, kui n on meil suurem kui 3, siis see on meil negatiivne. Aga kui n on meil väiksem kui 3, siis see asi on positiivne. Järelikult meil see funktsioon töötab niimoodi, et ta kasvab, siis punktis 3 on see tuletis 0, see on siis meil lokaalne ekstreemum ja siis ta nagu hakkab kahanema. Järelikult sel juhul see funktsioon punktis 3 saavutab oma maksimumi. Järelikult see n võrdub 3 on päriselt see asi, mida me otsime. Kui n võrdub 3, siis see kasumi funktsioon saavutab kõige suurema võimaliku väärtuse. Ja see tegelikult n võrdub 3, me võime juba ära arvutada kõik need asjad, mida me tahtsime leida. Esiteks tema suurim võimalik kasum. Me leidsime, et see kasumi funktsioon saavutab oma maksimumi siis, kui n võrdub 3, ehk siis kui me oleme teinud 3 hinna langetamist. Kui see on juba leitud, siis on lihtne ära arvutada, mis on see suurim võimalik kasum. Selleks meenutame, ma kustutasin ka kasumi funktsiooni, aga ma vist mäletan peast, mis see oli. See oli meil selline avaldis. Ja lihtsalt paneme selle sisse arvu 3 ning saame 28 pluss 6 korda 10 miinus 1,5. Ja see on siis 34 korda 8,5. Neid arve ilma kalkulaatorita ma arvutada ei oska. Kalkulaator maagiliselt aitas mind ning see maksimaalne kasum nädalas on tal 289 eurot. Ja siis me peame veel arvutama, palju vaase ta peab selleks müüma, aga selleks, et see ära arvutada, lihtsalt paneme kogu see funktsiooni sisse arvu 3. K3-st on meil 28 pluss 6, mis on 34 ning hind, ja siis hind, millega ta peab neid müüma, on meil 15 miinus 1,5, mis on 35 eurot. Ehk siis me saime, et vahuri jaoks soodsam võimalus oleks siis, kui ta müüks vaase hinnaga 13,5 eurot, siis ta saaks nädalas müüa 34 vaasi ja me oleme näidanud, et see on siis maksimaalne kasum, mida ta saab üldse saavutada. Ehk siis sellised ülesanded ja reeglina lahendatakse just niimoodi, koostatakse korralikult ja tähelepanelikult kõik vajalikud funktsioonid ning siis kasutame juba meie olemasolevaid matemaatika teadmisi tuletistest selleks, et siis leida funktsiooni maksimum või miinimum sõltuvalt ülesandest. Ja see oli siis selle üldine skeem selleks, et sarnaseid ülesandeid ära lahendada. Ning ma panengi teile iseseisvalt lahendamiseks ühe ülesande, mis on päris sarnane sellega, aga natukene erinev ka. Ja siis te saate harjutada seda, kas te olete aru saanud, kuidas see protsess käib või
mitte. Ja kui ei ole aru saanud, siis te alati saate minu poole pöörduda, kas või kirjutades mulle emailile näiteks, kui midagi on aru saanud, ma alati olen valmis teid aitama. Aga see oli siis selline videotund. Aitäh ja head aega!